Tere taas! Me alustame Postimehe erisaatega. Täna öösel lendas droon vastu Auvere elektrijaama korstent. Meil on stuudios Kaitsepolitsei büroo juht Harris Puusepp. Tere päevast! Tere päevast! No kui me selle öise intsidendi juurde tagasi tuleme, siis kella 3 ajal, mis täpsemalt juhtus ja kuidas sellest teada saadi? Ja me saime täna öösel kusagil 3:30 paiku teada, et Auvere elektrijaama korstent on tõepoolest tabanud midagi ja toonane teadmine droon, see on praeguseks saanud kinnitust. Saime õnneks ka üsna ruttu teada seda, et keegi õnnetuses viga ei ole saanud. Praeguseks teame nii palju, et see droon jõudis Eesti õhuruumi Venemaa õhuruumist ja nii-öelda nagu juba öeldud, sinna korstna vastu siis põrkas. Demineerijad Päästeametist on sündmuskohal olnud ja teinud kindlaks, et seal on turvaline, seda saab uurida ja seal on ka siis meie töötajad varastest hommiku tundidest neid tõendeid kogunud ja selles juhtumis on siis ka kriminaalmenetlus, mida juhib Riigiprokuratuur ja mille uurimist viime läbi meie. See uurimine on siis lõhkeaine plahvatuse kahtluse osas ja eks me hiljem saame teada täiendavaid detaile. Me saame praegu öelda nii palju, et see info, mis hetkel on, ütleb meile seda, et see droon ei olnud suunatud selgelt Eesti vastu. Me ju teame, et Ukraina on ennast kaitsmas selles Venemaa agressioonisõjas, mis käib juba 5. aastat ja paraku ei saa ennast hästi kaitsta niiviisi, et sa oled ainult kaitses. Nende huvi on ka võita see sõda Venemaa vastu, kes on neile kallale tulnud ja selleks nad peavad ka nüüd Venemaad nõrgestama ja Venemaal on ka meie lähistel selliseid objekte, mis on legitiimsed sihtmärgid ja paraku see tähendab meile seda, et me peame arvestama sellega, et mõned droonid võivad Eesti õhuruumiga sattuda. See ei ole selles mõttes meie jaoks Eestis uus teadmine, on üks selline üsna sarnane sündmus ka varem olnud. Kui võrreldavad nüüd nad on või kui samasugused nad on, et seda loomulikult saame selgemini öelda siis, kui see uurimine on lõpule viidud, et praegu on alles esimene päev käib, mis küll algas väga vara, aga ta veel käib, nii et selliseid lõplikke järeldusi on hetkel veel anda vara. Aga ennem sellest droonist midagi ei teadnud, kui ta sinna vastu korstent juba tuli, et meil ei olnud mingisugust informatsiooni, et üle piiri tuli droon, mis läbib meie õhuruumi. No see, mis puudutab nüüd õhuruumi seiret, on õhuväe vastutusvaldkond, et nagu öeldud, et see teadmine sellest, et selline operatsioon käib, oli ja seetõttu ka juba täna ka kaitseminister on sellest rääkinud, et selline kõrgendatud valmisolek oli ja nii, et päris selline üllatus, et midagi võib juhtuda, ei olnud nüüd, aga nendest asjadest saab rääkida siis, kui see oht on päriselt meie õhuruumi jõudnud, nii nagu see antud juhul siis juhtuski. No ma saan aru, et uurijad teevad oma tööd, aga esialgsel hinnanguil, kas see droon kandis lõhkeainet ja kui võimsa drooniga oli tegemist? Ja nüüd neid üksikasju peabki uurimine välja selgitama. Plahvatuse kahtlus on ja nüüd sellest ka võimalikust lõhkeainest saame rääkida siis, kui vastavad ekspertiisid on meile selle indikatsiooni andnud, et praegu veel hetkel me saame nii palju öelda, et kõik viitab sellele, et tegu on siis sõjalise drooniga ja need on reeglina ikkagi mõeldudki selleks, et nad oleksid ohtlikud, et nad suudaksid kanda
kilogrammide viisi lõhkeainet, nii et sellised droonid kindlasti oma olemuselt ongi ohtlikud ja kui nad peaks meie õhuruumi sattuma, siis selleks ongi õhuvägi koos PPA-ga oma võimed ühendanud, et me tõepoolest ükskõik millist teid pidi on see õhk, maa, vesi, et kus see oht meieni võib jõuda, et me suudaksime saada teada ja kui saame jaole ja peaks olema vajalik, ka suudaksime selle alla tuua, enne kui ta suuremat ohtu kujutab. Paraku see seis on nii-öelda maailmas selline, et ka selles samas Venemaa agressioonisõjas on ju mõlemad pooled väga huvitatud, arendanud enda võimeid, et need droonid nendeni ei jõuaks, aga me näeme, et nad ikkagi jõuavad. Kui mitte kõik, siis osad vähemalt sihtmärgini, nii et sellist täielikku kindlust anda, et midagi ei tule läbi, et kõik suudetakse alla tuua, et seda ei ole ka need suutnud, kellel on see igapäevaselt ülioluline. No meie jaoks tõenäoliselt kõige olulisem küsimus ongi see, et kas see droon tuli õhutõrje käigus ehk siis Venemaa drooni tõrjumise käigus meile või kas tõesti Venemaa sihtiski meie energiaettevõtet. See viimane variant oleks meile väga halb. Kas on mingi väiksemgi võimalus, eriti kui arvestada, et see droon ikkagi lendas päris täpselt korstna pihta, kas on väiksemgi võimalus, et keegi ikkagi päriselt sihtis seda elektrijaama? No see on alati selline natuke tagantjärgi selge, et ta nüüd just sinna sattus, aga selle kohta saame hetkel öelda seda, mida siis uurimine hetkel osutab ja see info, mis meil on, et see ei olnud ikkagi otse Eesti vastu, vaid ta oli pigem siis mingitel asjaoludel oma õige sihtmärgi suunalt sattunud meile. Nüüd kas ja kui palju oli seal see Venemaa tõrjekomponent, et seda hetkel ei oska öelda, ja täielikku kindlust saab siis anda, kui see uurimine on selle vastuse meile andnud. No arvestades seda, et see ukrainlaste rünnak Leningradi oblastile oli päris intensiivne, see droonirünnak, kas me täna teame, oli ehk öösel meie õhuruumis teisigi droone või äkki on praegugi? No jällegi see teema on õhuväe vastutus. Meil kapos on natuke keeruline selle kohta midagi muud öelda, kui nad juba ise on öelnud, aga küll ütleks selle võib-olla ära, et see inimeste teavitamine taolises olukorras on kindlasti ülioluline, et kui see oht tõepoolest on, et siis inimesed oskaks varjuda ja et see tänanegi teavitus õhuväe ja Päästeameti poolt ei olnud kindlasti selline, mis oli tagantjärgi antud selle öise intsidendi osas, vaid ikkagi, et kui on ikkagi märk, et oht võib veel olla võimalik, siis inimestele antaksegi teada sellest. Tõsi, peab möönma, see tekitab ärevust, see ei ole mugav, aga vast see on ikkagi kokkuvõttes parem kui see, et me teame midagi, mis võib olla ohtlik, me ei räägi sellest ja siis peame hiljem leppima tagajärgedega, mida võib-olla oleks võimalik ära olnud hoida. Nii et tol hetkel, kui Kaitsevägi täna hommikul selle teavituse välja saatis, mille väga paljud inimesed ka oma telefoni said, et siis tol hetkel, nagu te ütlesite, et see ei olnud hiljaks jäänud öise sündmuse teavitus, vaid see ikkagi tähendas seda, et tol hetkel mingisugune oht oli ja inimesed peavad selle teadmiseks võtma. Ja absoluutselt, et see teavitus ongi mõeldud ennetama, see teavitus peab olema piisavalt kiire ja sellega keegi kindlasti ei venita ega oota, et äkki läheb mööda või midagi sellist, et ta on ikkagi antud nii ruttu, kui saab. Ja selle kohta nüüd õhuvägi oskab kindlasti edaspidi öelda, et mis hetk see on, et kui saab öelda, et nüüd on infopilt selline, et me saame öelda, et nüüd enam sellist ohtu ei ole, et nii kaua, kui seda teavitust ei ole tulnud, et siis see võimalus on olemas. Küll on öeldud ju ka seda praegu välja, et inimesed võivad oma igapäevast elu elada, liikuda, olla, lihtsalt peab olema tähelepanelik. Kui nüüd see olukord peaks ärevam olema, siis veel kord siis antakse sellest teada. Ja selle konkreetse teavituse puhul oli kindlasti tähtis ka see, et selle selline oluline punkt või
ala oli siis Kirde-Eesti, et me teatud tehniliste aspektide tõttu siis seda teavitust ju mitmes kanalis ja osade puhul ta läks siis kõikidele inimestele üle Eesti, et see ohuala peaks mulle teadaolevalt, et ja mis peaks olema ka meil info ju Eestis teada, et see ohuala oli Kirde-Eesti, et ülejäänud Eesti osas praegu ei ole ka seda võimalust öeldud, et inimesed peaksid ka mujal kuidagi tundma ennast häirituna rohkem, kui see niigi on. No ukrainlased ründavad Ust-Luga sadamat. Ust-Luga sadam on Auverest 50 kilomeetri kaugusel. Tõenäoliselt need rünnakud jätkuvad. Kas ühel hetkel tulebki arvestada sellega, et Ida-Virumaa, võib-olla Virumaa tervikuna, saabki olema päris ohtlik piirkond ja sealt tuleks midagi eraldi ette võtta või tuleks inimesi kuidagi eriliselt instrueerida? Täna sellist hinnangut ei ole keegi andnud, et see olukord nii ohtlik oleks. Sõda käib 5. aastat. Ukraina on eriti siin viimasel ajal olnud või viimase aasta-paari jooksul olnud päris edukas Venemaale vastu saamisel just selles mõttes, et see sõjategevus, mille Venemaa alustas, et see jõuaks ka Venemaa enda pinnale, et neil oleks raskem ja keerulisem, et nad oleks vähem võimekad. Kui me nüüd mõtleme selle peale, et kõige selle aja jooksul ongi meil täna põhjust rääkida 2 juhtumist, kus meil õnneks ei ole keegi viga saanud, need on häirivad juhtumid, selge. Ja nii kaua, kui see Venemaa agressioonisõda kestab, siis tõepoolest me peame selle võimalusega arvestama, et mõnikord võib droon Eestisse sattuda ja seetõttu on tähtis, et oskaks ise seda märgata, õigesti käituda, kindlasti mitte uudistama minna, hoida eemale, kui maast leiate midagi, jällegi eemale helistada 112. Sama võib ka tegelikult teha siis, kui õhus näed, et inimese enda teadmise järgi see võib olla ohtlik, anda teada, pigem taolistes olukordades anda rohkem teada, kui võtta seda riski, et sul oli võimalus teatada, anda märku mingisugust ohtu maandada ja sa ei teinud seda, et siin on küll kõigile suur palve, et kes midagi taolist ise märkavad või näevad, et sellest anda teada ja selline see olukord praegu on. No tõenäoliselt arvestades seda, et Ukraina järjest rohkem ja rohkem ründab Venemaa territooriumi, mida ta esimestel sõja-aastatel ju ei teinud, et järjest rohkem võib selliseid sündmusi tulla, et me lihtsalt peame selleks valmis olema. Peab jah, ja võib-olla ongi, et nii kaua, kui ei ole hinnangut antud ja see hinnang alati antakse parima teadmise pealt ja Eestil on päris võimekad asutused ja kus töötavad eksperdid, õhuvägi, PPA, julgeolekuasutused, et kui see olukord peaks tõepoolest muutuma ohtlikumaks, siis kindlasti anname sellest teada ja loodame, et Ukraina selle sõja võimalikult kiiresti võidab. Meile on oluline aidata Ukrainat nii hästi kui saab ja üks abi on kindlasti ka see, et me jääme endale kindlaks, võtame neid ohte arvesse, aga elame oma elu edasi nii normaalselt, kui vähegi saab ja usaldame ja kuulame, et kui antakse teada, et oht võib olla, et me teame, kuidas käituda, kuhu peab minema ja kellele peab teatama. Mis olukord seal Auveres praegu on, et kui uurijad seal töötavad ja mingisugune piirkond on ikkagi ohuala või vähemalt oli ohuala, et kui palju seal nagu piiratud on ja kuidas see igapäevane elu seal käib ja töö? Ja nii palju, et on teada, et see konkreetne sündmuskoht vahetult ohtlik ei ole, seal on pigem oluline uurimisrahu ja et tõendid oleks puutumatud, et saaks tõepoolest sellise tõese ja adekvaatse pildi. Nüüd, kui kusagil peaks olema veel mingisuguseid liikluspiiranguid ja neid võib tulla ette, et sellise uurimise käigus, näiteks ka, kui võib olla mingisugune lõhkeaine kahtlus, midagi muud, et siis see ala piiratakse sisse, siis palume taolistes olukorras lihtsalt mõistvalt suhtumist, saame aru, et see segab, aga see on kõik inimeste ohutuse heaks,
et nagu see oht on möödas, saab jälle liikuda, siis need piirangud ka maha võetakse, et peab arvestama, et seal piirkonnas võib olla praegu mõneti selline päris argielu häiritud, aga Auveres, nagu öeldud, vahetut ohtu ei olnud ja nii-öelda uurijad jäävad oma tööd, aga inimesed ei pea olema kuidagi eriliselt mures, et seal Auvere lähedal praegu oleks eriliselt ohtlik. No te ütlesite ka enne, et kaitsepolitsei soovib ka igasugust informatsiooni, mis inimestel on. Et kas see informatsioon või see tähelepanelikkus võiks olla ikkagi ka teistel aladel, et droonid võisid ju õhus olla ka Läänemere kohal ja rannikualadel võib tegelikult täpselt samamoodi olla miski asi maha kukkunud, millest me täna veel ju ei teagi. Ja, et meil lisaks sellele juhtumile Lõuna-Eestis mõni aeg tagasi oli ka vahepeal juhtum, kus leiti rannikualalt mingisuguseid tükke, millest ka juba inimesed said aru, et see võib olla droonitükk. Et taolistel puhkudel jällegi see käitumine nii kaua, kui me ei tea ja me ei tea enne, kui me pole veendunud, kui eksperdid ei ole saanud hinnata seda, et kas see võib olla ohtlik, siis see käitumine ikkagi sama, helistada 112, hoida ise eemale, et mitte juurde minna, et need droonitükid võivad olla uhutud kas merd mööda ja ka väga kaugele või kohta, kus sa võib-olla ei eeldaks seda. Aga teada on, et inimesed droonidega lendavad ja neid kasutavad ka muudeks eesmärkideks ja me kõik ei pea olema eksperdid, et saada aru, kas see nüüd on sõjaline droon või mis droon see on. Küll aga on tähtis, et need, kes neid droone lennutavad, et need tõepoolest ise oleksid ettevaatlikud ja täidaksid neid eeskirju, et sa pead teada andma, kas Transpordiametil lehel registreerima oma lennu, kindlasti vaatama, et sa nendesse aladesse oma droonidega ei satu, kus on droonilennu keeld. Need ajad on sellised, et kindlasti on põhjendatud olla tähelepanelik ja kui sinna lennukeelu alasse ikkagi satub neid droone, siis on need ettevaatusabinõud, lennujaamade puhul veel eriti ka ohutuse teemad, aga ka muul juhul võib juhtuda, et inimene sellest droonist lihtsalt võib ilma jääda, et seetõttu on tähtis, et inimesed arvestaks nendega ja võib olla, et kui kellelgi on täna oli mõttes, et Kirde-Eestis võiks ise drooni lennutada, et see täna ei oleks kõige parem mõte, et võib-olla see ära jätta ja mõni muu päev, kui on juba olukord rahunenud. Harris Puusepp, aitäh tulemast Postimehe saatesse. Aitäh kutsumast. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Meie järgmine otsesaade on eetris homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.